Tere siis ka minu poolt ja mina räägin täna energiaühistutest ja ühingutest Eestis täna ja tulevikus. Ja tegelikult ma jätkan täpselt sealt, kus Vilja lõpetas. Selleks, et Eestis elu areneks, protsessid toimiksid, on üha enam oluline tegevusi koos teha. Et selleks, et meil täna ja tulevikus saaks energiaühistuid ja ühinguid ehk siis kogukondlikke energiatootmis- ja jagamismudeleid olema, on vaja asju koos teha. Ilma selle seltskonnata, kus on siis meie 10 algatust koos koostööpartneritega, ei oleks meil täna neid kogemusi, teadmisi ja sünergiat, mida teile tänasel päeval edasi anda ja kust edasi minna. Loomulikult ka ilma energiaühistute koostöövõrgustikuta, kelle liikmete head mõtted, projekti ideed ja toetused ei oleks me täna seal, kus me oleme. Ja ma väga tänan teid selle eest. Et meil on täna, millest tänase päeva jooksul rääkida ja mida teile edasi anda. Et energiaühistud ja ühingud. Et need 2 aastat oleme me tegelenud eelkõige siis energiaühistute toimimisel ehk rohujuure tasandil energia tootmise, jagamise ja selle juures ka müümise, algatuste initsieerimise, neile teadmise jagamisega. Aga kindlasti ei ole me jätnud tähelepanuta ka energiaühinguid, kus siis selle kogukonna ellukutsujaks ja eestvedajaks võib olla ka ettevõte, kes kaasab inimesi selleks, et nende teadmisi ja investeeringuid oma tegemistesse kaasata. Koostegimine milleks? Et miks Arengufondil tekkis aastal 2013 mõte, et võiks tegeleda energiaühistute ellukutsumise algatamisega ja selle algatamisel kaasaaitamisega. Et kas selleks on energiaühistute 3 D-d ehk demokratiseerimine, detsentraliseerimine ja dekarboniseerimine. Et kas me oleme täna selleni jõudnud, kuulete täpsemalt kõigi algatuste tegevuste ülevaadetest. Või siis demokraatia 3V-d, vabadus, võrdsus, vendlus, mis siis tegelikult võtavad hästi kokku energiaühistute olemuse ja millest me kuuleme täpsemalt Peeter Vihma ettekandes, kus me saame täieliku pildi siis kaasamisprotsessidest. Sest olgem ausad, siis ühistulise tegevuse juures on oluline osapoolte seotus ja ühine mõtlemine, hingamine. Ja loomulikult on olulised märksõnad sünergia ja mastaabiefekt, et kas ilma nendeta on võimalik energiaühistul toimida või mitte ja kui edukalt. Et sellest Villem räägib meile täna täpsemalt. Ehk et me läheme mikrotasandile ja vaatame protsesside toimimist. Kogukondlik energiamajandus Eestis. Miks ja kellele? Et ütleme ausalt, Arengufond nägi potentsiaali ja tundis huvi, et kas sellised paralleelid nagu indiviidne eestlane, kes ei taha koostööd teha, kes istub oma väikses omaette ruumis, mullis ja pigem asjatab üksinda, või siis versus ajaloost teada külaühiskond, kus siis peetigi talguid, et mingisuguseid tegevusi ellu kutsuda ja ära teha, sest mitmekesi on ju palju suurem jõudlus ja rõõm asju koos teha, millest siis tänaseks on välja kasvanud kodanikuühiskond, kes asumiseltsid jääkeldrite näol võtab üha enam sõna ja loodetavasti viib ka asju ellu. Ja tulevikus, kui me näeme jagamismajandust, kus kõik inimesed ei pea asju omama, vaid mõistlik on asju koos teha ja neid koos kasutada. Energiamajanduse tulevikutrendid versus tsentraalne juhtimine, et kui energiamajandus tervikuna liigub selles suunas, et tootjapõhiselt minnakse üle tarbijapõhiseks,
Tulevikutrendidelt saame me rääkida ka energiavoogude mitmesuunalisusest või sellest, et kas tulevikuvõrk peab käsitlema ühte suurt ühtset võrku või see on selline tore energiasaarte teema. Tehnoloogiate areng versus sissetulekud ja kasutatavus. Me võime ju väita, et Eesti on IT-riik, kõik kasutavad nutiseadmeid, aga samas, kui me vaatame, et missugune on Eesti keskmine sissetulek, kui paljud inimesed saavad neid uusi tehnoloogiaid endale lubada. Ja järjekordselt me jõuame sinna, et kas kõik peavad endale siis eraldi tehnoloogiaseadme soetama, miks mitte teha seda koos. Regionaalne areng versus vähenev ja vananev rahvastik. Et kes meist ei tahaks, et igas Eesti külas elaks mitmeid tuhandeid inimesi, kuid samas rahvastikuprotsessid näitavad midagi muud. Et võib-olla siinkohal energiaühistu ja selline kogukondlik energiatootmine on üheks väljakutseks ja võimaluseks. Isemajandamine ja ettevõtlikkus versus harjumused ja ülesannete paljusus, et energiaühistud ühest küljest soodustavad, motiveerivad, on põhilisteks märksõnadeks selleks, et me koos teeme midagi ja me näitame initsiatiivi üles. Teisest küljest see, et aga siiamaani on ka ju täiesti mõnus ja hea olnud oma soojas pesas. Või siis see, et neid ülesandeid, mis inimestel juba täna on kanda selles kiires maailmas, siis hakata ise veel koha peal energiat tootma, minna sellesse teemasse süvitsi, et kas inimestel tegelikult on selleks jaksu. Et kui kõiki neid teemasid vaadata, siis see on päris suur pott, millega energiaühistute temaatikas tuli süvitsi minna ja need teemad läbi vaadata. Kas nad on meile potentsiaaliks või siis potentsiaal seal puudub. Ja energiaühistute programm on toiminud siis 2 aastat, 2014-2015 ja just eelkõige nende eelnevalt slaidil toodud tegevuste ja mõtete läbimängimiseks, tõestamiseks, ehk et aidata kaasa energiaühistute tekkele läbi nõustamise ja teavitamise, jagada teadmust, et kus kohas peitub see potentsiaal, samas kaardistada ja koguda andmeid, et edaspidi tarku otsuseid saaks vastu võtta ja kaasata loomulikult teiste riikide ekspertteadmisi ja rahvusvahelist rahastust. Nii, ja mida me oleme siis teinud lühidalt? Nagu ma ütlesin, kogunud andmeid ja analüüsinud neid ja tänaseks on meil olemas õiguskeskkonna analüüs, mis Klimstedi advokaadibüroo juhtimisel ja 10 mentorprogrammis osalenud algatuse näol on ellu viidud ja sisaldab kõige värskemat infot sellest, kuidas energiamajandus täna Eestis toimib ja missuguste organisatsioonimudelite näol oleks võimalik energiaühistut täna algatada kõige lihtsamini ja operatiivsemalt. Samas meil on valminud sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, ehk et mis annab vastuse küsimusele, et kui energiaühistuid Eestis hakkab tekkima, et kas Eesti elanikel läheb elu paremaks, kuidas muutub ettevõtlus, kas muutub ja välja on toodud ka potentsiaal, et kus kohas energia, missuguste sihtgruppide baasil energiaühistuid täna kõige mõistlikum ja vajalikum oleks luua ja neid tegevuses hoida. Siis me oleme vaadanud ka, otsinud Eestis üles need algatused, kes täna on energiaühistut plaaninud luua, et mis on nende unistused, nende plaanid, kuhu nad tahavad jõuda ja kus kohas see king pigistab, et miks nad sellise tegevuse peale mõtlevad. Ja hetkel on siis koostamisel ka Läänemere riikide, PASREC-riikide kogemused, et mida teised riigid on energiamajanduse valdkonnas, kus kogukondliku tegevuse näol teinud ja mida neilt annaks õppida. On tehtud ka mitmeid sündmuseid ja ellu kutsutud energiaühistute veeb, kus siis laialdane informatsioon on nii sihtgrupiti kui siis horisontaalselt kõigile kättesaadav ja tööriistad, et energiaühistu
algatamine oleks võimalikult lihtne ja mõnus. Meilt oodati pilootide loomist ja erinevate mudelite läbimängimist. See on saadud läbi käia siis energiaühistute mentorprogrammi raames, kus siis 10 väga erinevat algatust, väga erineva organisatsioonimudeli baasil eelmise aasta novembrist kuni selle aasta novembrini on oma plaane sättinud ja püüdnud unistusi ellu viia. Et sellest me kuuleme täna lähemalt, et kuidas neil on läinud. Ja loomulikult ökosüsteemi arendamine, et see ühine sünergia ja teadmised võimenduksid ja seeläbi saaksid asjad ellu kutsutud ja elus hoitud. Mida me siis oleme õppinud? Me õppisime seda, et protsessid on keerukad. Energiaühistut ei ole võimalik luua 1 aastaga, vaid tegemist on pikaajalisema protsessiga. Et seda nii teiste riikide näitel kui meie enda mentorprogrammi kogemusest. Asjad võtavad aega selleks, et need hästi saaksid tehtud. 9 korda mõõda, 1 kord lõika, ütleb Eesti vanasõna. Energiaühistute algastamine ja investeeringute leidmine protsessi juhtimise mõttes on kõrgem pilotaaž. Et ma tooksin siin võrdluse startupidega, kus sa oma hea idee pead maha müüdma kiiresti, konkreetselt jõukale investorile. Aga energiaühistute puhul sa pead suutma oma idee initsiatiivgrupi näol suutma tutvustada ja selgeks teha madala sissetulekuga kohalikele prouadele ja suutma ära veenda, et see asi on mõistlik. Nii, siis me oleme õppinud ja teada saanud seda, et peamine küsimus on, kas ühistegevus, energia tootmine ja loomine ja selle ringlus on vaid rahas mõõdetav kasu või on lisandväärtus peitub hoopis kusagil mujal. Ja Eesti tingimustes, kas energiaühistu peab olema ise majandav või siis võiks juba tänastes tingimustes olla orientatsioon ka mingisuguse teise lisandväärtuse saavutamisele. Potentsiaal ja mõjud, et sellest räägib Irje sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi tutvustamisel täpsemalt, aga me oleme teada saanud, et põhiline peitub korterelamute ja avalikus kasutuses hoonete rekonstrueerimises, kuid küsimus on, et kas ainult ja selle teemaga, selle uurimusega läheme me edasi. Ja teisest küljest potentsiaal on kindlasti ka soojamajanduse arendamisel. Et ei ole vahet, kas selleks kasutada kohalikku puitressurssi või mõelda biogaasi teemadele. Nii. Tänaseks me oleme selgeks saanud ka mudelid ja raamistiku. Et toome välja võimalused, kuidas Eestis täna ja lähiajal on võimalik energiaühistut kõige lihtsamalt ja ressursisäästlikumalt moodustada ja tegevustega alustada nii, et nii organisatsiooni mudeli baasilt kui siis tegevusalalt. Ja samuti me iseloomustame peamise kitsaskohti Eesti õigusruumis, mis täna ühel või teisel moel takistavad energiaühistute tegevust. Et kas me räägime mudelite paljususest ja sealjuures vabadusest, et igaüks saab teha ja toimetada täpselt nii, nagu ta soovib. Teisalt tõstatame küsimuse, et õhuke riik ja administratiivkoormus. Et kui meil tekib palju energiaühistuid, kes suudab, kas nad ise jaksavad ja kas riik suudab selle koormusega toime tulla paberimajanduse poole pealt. Kohustused ja vastutused ja võimalus nende täitmiseks, et kohalike omavalitsuste näide, kus kohalike omavalitsuse korralduse seadusega on KOV-idele pandud kohustus kommunaalteenuste tagamine kõigile elanikele mõistliku hinna ja kvaliteediga, et kas siis täna KOV-idel on ressursid ja võimekus, valmidus neid kohustusi täita.
välja kujunenud tõekspidamised ja tavad ning avatus ja arusaam seda kõike muuta, et jõuame sinna, et me siiamaani, võib-olla on tänane süsteem toiminud superefektiivselt ja polegi vaja kusagile areneda. Või siis teistpidi, et need, kes näevad potentsiaali, et neil see võimalus oleks. Energiaühistute algatamine, et täna teises pooles me kuuleme, et missugused on olnud siis energiaühistute mentorprogrammis osalenud initsiatiivgruppide ja kohalike algatuste unistused, missugune on olnud protsess siis selle aasta jooksul ja kuhu nad siis täna on jõudnud. Unistada tuleb suurelt ja kas või pilvedes. Küsimus on see, et kas protsessi lõppedes jõutakse kuhugi mingi toimiva asjani või siis on see lihtsalt protsess enda pärast. Lõpetuseks, selleks, et öelda, et missugune on energiaühistute ja energiaühingute tulevik Eestis, ma soovitan teil konverents tähelepanelikult lõpuni kuulata. Võtta ühes teadmised, mis te täna siit saate ning oma tegevustikku vastavalt sellele edaspidi sättida. Aitäh teile!